kaunis kuulaja. Järgnev kanaldus on alateadvust puhastav. Evolutsiooni mõte on edasiliikumine, kasvamine, vaimne kasv, millega käib kaasas materiaalsesse maailma kohandumine. Piltlikult me võime kujutada ette kahte poolust, põhjapoolus ja lõunapoolus, materiaalne maailm ja vaimne maailm. Tervikpilt ei moodustu üheta või teiseta. Täieliku ruumi arusaamiseks ja haldamiseks on mõlemad poolused vaja eraldi selgeks õppida. Nad läbi kogeda, läbi tunnetada, läbi käia. Chanda kanaldused võimaldavad kukutada piirangud ja takistused, mis laseks õppida tundma ühte või teist poolust. Need avavad evolutsiooni mõtte ja kannustavad edasi liikuma. Need toovad välja latargiast ja annavad julguse tegutsemiseks. Edasilükkamised, otsuste tegematus on seotud julguse puudusega, hirmuga eksida, olla hukka mõistetud ja mitte piisavad. Sellises kartuses me võime lükata edasi armastuses elamist. Armastuse teekond on vaimse maailma teekond. Vaimsuse selgeks saamine, tuletan veel kord meelde, vaimsus pole seotud religiooniga. Vaimsus tähendab iseenda tundma õppimist, oma missiooni meelde tuletamist, nende tunnete ja kogemuste järele sirutamist, mis said enne kehastust Akashi kroonikatesse kirja pandud. See on teekond, millel iga sammuga avatakse südant järjest rohkem. Ehk tullakse peast südamesse. Teekond on täpselt nii pikk, kui on jõudmine peast südamesse. Otsuseid hakatakse võtma vastu südametundega. Meestele kergemini arusaadav kõhutundega. Me õpime vaimsel teekonnal ehk südame teekonnal tulema peast ära ehk
laskma lahti ühiskonna illusoorseid ettekirjutusi ja nõudmisi, mis on inimest lõhkuvad. Ehk me tuleme iseenda lõhkumisest iseenda terveks tegemisse. Ja saame teadma, mis asi on armastus. Me õpime ennast armastama, läbi mille meis avaneb võime armastada teisi. Ümbritseva ja teiste armastamine saab juhtuda alles siis, kui on õpitud iseennast armastama, iseennast aktsepteerima. Kui on võimalik astuda peegelduse ette, peegli ette ja öelda kuldsed sõnad. Ma armastan sind. Ma olen sinuga rahul täpselt sellisena, nagu sa oled. Ma tunnistan, et mina valisin sinu. Mina olin oma keha meistriks, oma välimuse loojaks, sest uskusin, et see on mulle minu kogemuste ja tunnete saamiseks absoluutselt kõige parem võimalikkus. Need ei saa olla tühjad sõnad. Armastan sind. Need sõnad peavad kerkima südame või siis alakõhu piirkonnast. Ma armastan sind. Kui pilt ja sõna ei lähe kokku, on tegemist valetamisega. Väiksed lapsed ammustavad läbi, kui vanemad neile räägivad ühte, aga pilt on teine. Nad loevad pilti ja jätavad kuulamata sõnad või siis õpivad vanemate käitumismustrist, et selles maailmas on kohane valetamine. Eiramine, eitamine ja oma tunnete alla surumine sellest, mis tegelikult sees toimub, sellest rääkida ei tohi. Väga tähtis on olla kooskõlas ja kohal sõnadele, mis tulevad suust välja. Pole mõtet teha müra või lärmi, sellepärast et õhku täita. Ülemaailmne maskeraad kannab meile sõnumi ja õpetab suud kinni panema, kui ei ole mitte midagi tarka öelda. Kui mask on ees, siis on kuulajaks tulemise hetk. Kõneleja on väljaspool mind ja kõneleja on kõik, mis meid ümbritseb. Kõik, mida me näeme. Kõik, mida me tajume. Me tuleme kohale, et panna tähele ka kõige väiksemat detaili. Sest kui me hakkame aktsepteerima seda, mida me kuuleme ümberringi, me hakkame aktsepteerima kuulajaks olemist, saame tulla endale lähemale. Tulla iseenda aktsepteerimise teekonnale, südame teekonnale. Ja saame iga päev järjest täpsemini vastata küsimusele, mis asi on armastus. Praegusele ajastule eelnev generatsioon ja generatsioonid on elanud rängas armastuse puuduses. Tihti absoluutselt armastuseta. Kui armastuse kanalid on kinni, siis pole võimalik armastust edasi anda. Ja pole võimalik ka teada, mis asi on armastus. Kui pole midagi kogenud, siis pole seda võimalik omada või omandada
ega edasi anda. Seepärast pole vaja oma esivanemaid või eelnevaid põlvkondi süüdistada, et ma olen kasvanud armastuseta või armastuse puuduses, vaid võtta endale julgusrindu ja minna armastuse teekonnale, et leida üles see nupp, et iseendas armastus avada. Teekond küsib tohutut julgust, kannatlikkust, pealehakkamist, tahet, edasi pürgimist. Eestlaste sõnul paksust ja vedelast läbiminekut. See ei ole teekond, kus lüüa põnnama, kõhklema ja poole pealt katki jätta. Teekond on ääretult keeruline, konarlik, kuid väärib absoluutselt igat sammu. Kui armastuse teekond on läbitud ja täielikult selgeks saanud, siis Anni, mis pärast seda saabuma hakkavad, väärivad iga tehtud sammu tähistamist. Armastuse teekonna lõpuks saab teelisest oma elu meister, kes pisitasa hakkab materiaalsesse pilti kujundama endale soovitud ja kõige sobivamat elu. Hakkab energia mateeriasse valamine. Mitte sellise mateeria loomine, mida ümbritsevad ütlevad, et nii peab olema, nii peaks olema või nii on õige, vaid täpselt sellise, mis ise endale on kõige sobivam. Miks on armastuse teekond konarlik ja keeruline ja miks tihti valitakse sellele sisenemise asemel selg keerata, uks kinni lüüa või näitemänguna teiste rõõmuks võtta vaimsetest sündmustest osa, kõva häälega karjuda, et ma olen vaimne, justkui oleks vaimsel teel kõndija, aga tegemist on näitemänguga, palaganiga. Põhjus on lihtne, sest teekond on seesmisi emotsionaalkihte puhastav. Kujutagem ette maja, mille elanikud jätavad päeva pealt maha ja see 10 aastaks jäänud puutumatuks. Ja nüüd ühel päeval te otsustate selle ukse avada ja sinna sisse minna. See, mis teid seal ees ootab, ei vasta ideaalse kodupildile. Tuleb võtta ette aktiivne puhastus, restaureerimistöö. Aga selleks, et kvaliteeti saavutada ja jätkusuutlikkus üles ehitada, on vaja vana vundamendini maha lammutada. Seinad paljaks tõmmata, vana katus lahti võtta ja puhastada müürid,
hallitusest, niiskusest, parasiitlusest. On levinud arusaam, et kõrgsageduslikud kanaldused või vaimsed õpetused tekitavad halva tunde. Ei tekita. Nad toovad välja halva tunde. Nad toovad välja seesmised emotsioonid, sügavale settinud negatiivsed emotsioonid, valu, valuaistingud, tunnetuse. See, et neid ennem eirati, nendest välja ei tehtud, ei tähenda seda, et neid ei olnud. Nad on alati olnud, aga kuna nad on väga hästi varjule pandud, siis poldud nendest teadlikul tasandil teadlikud. Teadlikul tasandil, sest teadvus seisab selle eest, et alateadvuskihtidest ei tuleks välja valukogemus, kui on alistatud koodile valu alla surumiseks. Teadvus on kõige viimane kiht ja kõige jõhkram vangivalvur, kes aktiveerub viimasena, et seista vastu alateadvuse täielikule puhastumisele. Vaimsel teekonnal ja puhastumise õnnestumiseks on väga selgelt vaja panna paika suund, süda. Südamesse tulek, südamesse jõudmine. Sel viisil saab tulla läbi alateadvuse ja jõhkraima vangivalvuri teadvuse ette visatud takistustest. Esmapilgul ja ka lahendamisel võib tunduda, et ülesanded on ületamatud ja lahendamatud. Seegi on alateadvuse teadvuse projekteeritud ja ette söödetud illusioon, et kaoks julgus edasi liikumiseks. Tegelikkuses on absoluutselt kõik tehtav ja läbitav. Kui üks teemadest saab lahendatud, siis tagantjärele tekib arusaam, et lahendamine oli absoluutselt võimalik ja on täiesti aktsepteeritav tunne, aga rohkem seda kogeda ei soovi. Pole hullu. Kui üks teema lõpuni ja korralikult välja lahendada, siis rohkem teda puutuda polegi vaja. Ta lahustub ja universaalsel tasandil enam sama situatsiooni ette ei söödeta. Sinnamaani, kui me midagi eitame, ignoreerime, valetame endale, kisub universum sama tunde aistinguga situatsioone aina uuesti üles kerkima. Inimene leiab üles inimesed, situatsioonid, mis etendavad talle üles täpselt samade vastikute tundmustega juhtumid. Algab omamoodi Tetrise mäng, visatakse üks üle aia, sündmus inimene, vägenetakse kellegi juurest eemale, asemele tuleb topelt.
tihedus, kordus, osalised, nende kogus suureneb. Seega juba kehasse tulemisel meie alateadvus ja teadvustasand, mis liigub meiega kaasas läbi kehastuse vahetamine ei vabasta teadvusest ega alateadvusest, vaid see hõljub kaasa uude kehastusse. Ja nüüd järgmises kehastuses, kui me otsustame jätkata või minna armastuse teekonnale, siis see halb tunne mitte ei teki, vaid ta tuleb välja, ta vabaneb. Kui on kehal tunda valuaistinguid, solvumist, pahameelt, kurbust, trotsi, jonni, mida iganes me saame nimetada negatiivseks tundmuseks või emotsiooniks, see kerkib meie seest ülesse ja jumal tänatud. Selleks, et me saaksime midagi lahendada, peab ta muutuma esmalt nähtavaks. Ja kui ta on kerkinud üles, see tähendab seda, et ta on muutunud nähtavaks, järgnevaks on vaja aktsepteerida. Jah, ma kogen praegu solvumise tunnet. See on nii. Jah, see on nii. Võib mööda keha minna liikuma, otsida üles, kus kohas kehas see tunne kõige tugevamini endast märku annab. Ja kui see punkt on nüüd üles leitud, siis mõttes avada seal uks ja hakata mööda treppi minema kui keldrisse allapoole. Vahepeal peatuda ja tunnetada uuesti selle aistingu, selle valu, selle tunde suunda. Ja nüüd jälle uks lahti ja mööda treppi jälle sügavamale. Sinnamaani, kuni leitakse üles totaalne tumedus. Edasi liikumiseks on vaja järjest intensiivsem lõdvestumine. Teadlikult käia läbi kõik oma kehakohad ja lasta lõdvestuda kuni juusteni, hammasteni, ripsmeteni, küünteni, äärmuslike elementidena, mis meie kehas on, kõik täielikult lõdvestada. Pluss seesama tume koht, kui me läheme mööda koridori muudkui edasi alla, mööda treppi, keldrikorrusele, me lõdvestame seda aistingu piirkonda. Me lõdvestame. Lõdvestamine on võti edasi liikumiseks. Kui lõdvestamist ei toimu, leiab aset kihtide kinni panemine. Mida enam me lõdvestume, seda vanematesse traumadesse me ligi saame. Ja kuhu ladestuvad traumad? Traumad ladestuvad nahka, soontesse, organitesse, lihasse. Ja kõige kaugem punkt, kuhu nad salvestuvad, on luutasand. Nad kasvavad luuga üheks. Kui leida endas julgus kanalduste kuulamiseks, siis on tegemist kiirteega peidus olevate eiratud tunnete ja traumade väljatoomiseks, alateadvuse puhastamiseks, mis on vajalik iseenda elu juhendajaks kasvamisel. Kui soovitakse elada omale meelepärast elu, siis
Pole muud teed kui oma alateadvuse puhastamine. Mida puhtamaks me alateadvus saab, ehk mida kergemaks me vanadest iidsetest negatiivsetest traumadest saame, seda lähemale me oma elu juhtimisele jõuame. Meist saavad oma elu loojad, oma elu meistrid. Et elada oma südame hääle järgset elu. Kui kuulata Chanda kanaldusi, siis kõige tõhusam tulemus tekib istumisasendis kuulates. Keha pikali viskamine on esimene märk põgenemissoovist, eitamisest. Horisontaalne asend sümboliseerib surnute asendit. Aegu taguseid oli inimestel uskumus, et magada tuleb istuli. Nende arusaamise järgi vertikaalses asendis inimene väljendab elu tahet. Pikali heitmine, surmariiki suundumist. Lihtrahval olid pisikesed elamised. Linnad, mis loodi, seal olid väikesed kodud, aknad puudusid, küte puudus. Terve perekonnad olid suured, magas ühes voodis. Pere ema, pere isa kõige tagumises osas ja lapsed siis nende süleluses, kõik istumise asendis. Oli hirme, et kui jäädakse pikali magama, siis võib möödujatel või nende juurde sattujatel tekkida arvamus, et nad on surnud ja nad maetakse elusalt maha. Ehk alateadvus, kes kardab oma puhastumist, siis juba eoses, kui ta annab alla, alistub, mitte ei alistu emotsioonidesse, et neid välja vabastada, ta alistub surmale. Ta viskab ennast surmasülelusse. Et võiks eitada eesootavat teekonda. Ta annab sõnumi, mind siin ei ole, jätke mind rahule, ma ei soovi sellega tegeleda. On suur asi, kui kuulamise käigus suureneb jaks istuda rätsepaistes, toolil, jalad maas ja keskenduda oma selgroo pikemaks sirgumisele. Nagu keskpea nupust tuleks välja nöör ja keegi sikutab seda nööri üles taeva poole, sinna, kus meie algne kodu on. Ja teisipidi mööda selgroogu läheb maa suunas, maa keskmusesse, seal, kus on teadlaste joonistatud munarebu. Munarebu keskel tegelikkuses on tühjus, kust saab alguse õhk, mida inimkond hingab, mida maapealsed taimed hingavad, loomad, kalad. Inimeste õhk on ümber transformeeritud, mida nad hingavad.
taimestik, mere elanikud tarbivad puhtal kujul õhku, mis vabaneb maa keskmusest. Aga siis viia tähelepanu selgroole ja teisipidi justkui kasvaks mööda selgroogu alla suunda juured ja maa keskmusesse välja, mis kinnituvad siis sinna maakera keskpunkti tugevalt kinni. Ja samal ajal kutsuda oma keha lõdvestuma. On täiesti tavaline, kui keha hakkab andma üles valuaistinguid. Siin on toeks tähelepanemine, jällegi aktsepteerimine, valu tunnistamine ja valu kogemine. Julgeda kogeda seda valu, mis keha üles annab. Pole vaja kohe ära põgeneda, vaid jääda sellesse valusse. Ja veel olulisem on lasta juhtuda reaktsioonil, kukkuda pisaratel, vabaneda nurinal, või võtta valu väljastamiseks kasutusele keel nimega gibberish. Gibberish on unustatud keel, mida mitte keegi ei räägi, mitte millestki, mitte keegi aru ei saa. See on keel, mida paljud lapsed mäletavad ja omavahel mängides nad kasutavad. Keel on järgmine. Ehk täpselt nii, nagu häälikud moodustavad ennast sõnadeks, aga sõnadest aru ei saa. Miks see vajalik on? Läbi gibberishi kasutamise vabaneb energia. Vabaneb valu, kõnes tekib kehasse vibratsioon. Vibratsioon on vajalik luu tasandile settinud ja lihastesse settinud negatiivsete emotsioonide vabastamiseks. Kui me kasutame tavasõnu, siis tavasõnade taga on põletav energia, sealt vabanevad teravad nooled ja kui keegi on ruumis, või pärast meid tuleb keegi sellesse ruumi, siis võib ta nende nooltega pihta saada, mis meie seest välja vabanevad. Aga kui me kasutame gibberishi, siis saavad settinud kihid lahti põrutatud ja valu vabastatud ja vabanemisel see lahustub ruumis ära. Ta ei jää mitte kedagi teist ohustama. See on just kui ruumi puhastamine turvalisel meetodil, et mitte keegi teine ruumist välja vabanenud sopaga pihta ei saa. Ehk selmet, et midagi kinni mätsida, kasutada sõnu, mis võivad vastupidiselt töötada ja just kinni mätsida emotsioonid, on tulemus briljantne. Südame teekonnal järgneb vabaduse teekond. Aga sellest räägime juba kunagi hiljem. Ma soovin südamest julgust iseendaks kasvamisel, iseendale lähemale jõudmisel ja küsimusele, kes ma olen,
miks ma tulin? Mis on minu osa vastamisele? Aitäh, kaunis kuulaja, sa kuulasid Chanda kanaldust.